El Paso, 680 000 elanikuga linn Texase kõige läänepoolsemas nurgas. Linna elanikest on tervenisti 83% Hispaania või Ladina-Ameerika päritolu. Isegi raadiokanalid on siin pigem hispaaniakeelsed. Texas on nii suur, et siin peame nüüd kella veel tunni võrra tagasi keerama. El Paso on ainuke Texase suurlinn, mis asub mägede ajavööndis. Riikliku ilmateenistuse andmetel paistab päike El Pasos keskmiselt 302 päeva aastas. Sellest on ka linn saanud hüüdnime Päikeselinn. No, ütlen ausalt, toob naeratus näole ja päev läbi oli transitis istunud, siis järsku näha mingit sinist oaasi siin. Lausa kutsub. Et ikka on 2 tualetti. Väga hea. Homme saab siis pool tundi varem minema. Normaalne. El Paso on piirilinn, kus kohtuvad Mehhiko, Texase osariik ning New Mexico osariik. Asutad Chihuahua kõrbes Rio Grande jõe ääres. Teisel pool jõge asub kohe Mehhiko linn nimega Ciudad Juarez, kus elab lausa 2,2 miljonit inimest. Tegemist on niinimetatud kaksiklinnadega, nagu meie Valga ja Valkagi näiteks. El Paso asub 1150 meetri kõrgusel merepinnast ning nimi tuleb hispaania keelest El Paso del Norte, sissepääs põhja. Nii, 2. september. Laupäeva hommik. Hommik El Pasos. Näen siit magavasta uksest õue. Pesupesemine käib. Riided on täis higistatud siin palavuse käes. Hommikuti on minu uuesti ikka kannab molle. Vasti läheb ikka roppalavaks. Köögistöö käib juba. Jälle. Kudusin närvi minna. Panin kohvimasina. Brew. See teeb. Tase tõuseb siis 110 tassi ääre. Voolub ära ei lõpeta lihtsalt. Lihtsalt masina välja. Siin võttis hommikusöögiks söörikute 12 pakki. Kurat, hommikuks on alles 10. Ei ole. Öösel 2 üksi läksid jooksu. 3 tükki on läinud kurat kaduma. No, eks ma saan just kõva teismaale. Aga me elame vabal maal. Nii, hommikusöök on täies hoos. El Paso style. Päike hakkab sooja andma juba telekast. Vaatame temaatilisi filme. Kaer, vaarikas, mustikas. Päike räägib. Kütab päris hästi juba. Kell on mingi 9. Jah, 9. Nüüd aga veame oma taguotsad majast välja ja viime Kennerti ja Astridi ronimistrenni teisele poole Franklini mägesid. Ning siis läheme viiekesi El Paso piirivalve muuseumisse. Piirivalve muuseum on mittetulunduslik eramuuseum, kus eksponaadid kajastavad Ameerika Ühendriikide piirivalve ajalugu alates vanast läänest ja teisest maailmasõjast kuni praeguste operatsioonideni välja. Relvade, maalide, dokumentide, varustuse ja fotode kaudu. Sissepääs siia muuseumisse on tasuta. Piirivalve. Rattad on samasugused nagu Erko traktori. Ja pigem välja siuke nagu lõbusõid auto. 99. aastal on konfiskeeritud mingite illegaalide käest 2 sellist antiikset masinat.
üks on siis seesamune Ford 31. aasta oma. Oli see pikk ajalugu, kuidas siis konfiskeeriti, mis alusel ja sellest ei viisid süveneda. Ma mäed, kuidas on, kas läheks õhku sellega või? Absoluutselt. Peeglid võiks ka olla, ma ei näe, mis taga toimub. Siin on igast huvitavaid oma tehtud liikureid, millega siin näiteks siin selle paadilaadse asjaga paremal tulid Kuubast 4 meest, et see ise tehtud asi kõik siin. Mingi Vene paadimootor ja 1,5 päeva nad tulid üle mere ja aga jäid vahele, said oma mingi karistuse, aga vaat nüüd lõpuks ei teagi, et mis see karistus siis on, et kas siis saadeti tagasi või pidi vangi või siis on mingi huvitav selline anetus siin, et silla all oli selline kärulaadne asi, et sellega siis silla all kuidagi liigutati igast kontrabandi ja inimesi. Siis on mingisugune kaardilaadne moodustus, millega marihuanat 95 kilo smuugeldati, aga need jäi vahele. Nüüd on üks sõiduauto moodi asi juba. Ja vaata, siin on isegi Visla on olnud patrullkoer. Ainult 2 tükki, ainult 2 Vislat on töötanud piirivalves. Tänane päev on justkui puhkepäev. Kuhugi kiiret meil ei ole. Sõidame natuke linna vahel ringi ja vaatame, kuidas inimesed elavad. Seejärel otsime endile midagi Mehhiko pärast lõunasöögiks ning seejärel läheme jahutame end basseinis. Õhtul on plaan minna Franklini mägede jalamile päikesel loojangut vaatama. Nii, väike taco plate, mis siin veel on? Burrito. Riikad, värgid, särgid. Burrito. Söömas käidud. Kõht on täis. Räme täis. Üli hea double cheeseburger oli ja kuradi burrito. Nii hea. Jalapeno natuke sees, sõid natuke kingistasid. Ja hakka läinud. Nüüd lähme käime poest läbi ja lähme oma elamise juurde. Siin ei saagi aru, et väljas kuradi 35 kraadi. Algus on hea jah, ikka. Võtta üks pallet, mis on lahti, ole hea. Saab ikka. Õhtuks on ikka kogunenud päris palju rahvast siia El Paso päikeseloojangut vaatama. Varsti sütivad linnatuled ja siis on täiesti mõnus vaadata. Jah, rahvast on rohkem inimesi ja siin võiks mõni Kalle võiks siin parkimist olla reguleerida. Nii, kell on 5 hommikul. Lähme sõidame Texase kõrgema tipu poole ja proovime seda vallutada. Tänane päevakava näeb ette 450 kilomeetrit sõitmist. Esmalt sõidame 170 kilomeetrit Guadalupe rahvusparki, seejärel 280 kilomeetrit lõunasuunas, et jõuda Alpine nimelisse väiksesse linna. Seal asub ka meie järgmine ööbimiskoht. Täna on selline huvitav päev, kus igal ühel meist on valikuvõimalus. Valik, kas võtta ette Texase kõrgeim mäetipp või siis külastada Carlsbadi koopaid.
Stardime El Pasost juba kell 5 hommikul, et vältida päevast kuumust matkarajal. Koopa inimesed sellepärast muidugi muretsema ei pea. Guadalupe Peak on Texase kõrgeim looduslik punkt, mille kõrgus merepinnast on 8751 jalga ehk 2667 meetrit. See on osa Guadalupe mägede ahelikust New Mexico kaguosas ja Lääne-Texase piirkonnas. Guadalupe Peak tõuseb umbes 923 meetrit Chihuahua kõrbepõrandast kõrgemale. Valmistumine käib. Mis ta oli? 5-8 tundi võtab aega. Niimoodi ütles internet. Ja kõrgus? Kõrgus on mingi 2,7 või 2,8 kilti merepinnast. Ja see on siis Texase kõrgem tipp. Guadalupe. Ma vaatan, mõned õnnelikud seal juba marsivad. Äkki tõus. Juba paistab raske. Alustame oma teekonda siis Guadalupe tippu. Kivine, aga lame. Esimene väike tõus tehtud. Esimese hooga tõmbus kokku natuke kinni. Oi, praegu on hea. Juba ronitud küll. Kere on juba märg. Nii, esimene väike joogipaus. Leidsime siin väikse varju. Ränni taha varju. Vaatad lähevad juba päris võimsaks. No nii sõbrad. Siin on mõnus käia nüüd korraks. Mine muppi külistada. Jõudsin nüüd siia nõrva taha. Siin paistab, et meil ootab nüüd natuke aega varju. Siin on toimunud täielik kliimamuutus. Õhk on värske. Ma ei tea, 20 kraadi äkki. Järsku mets ümber ringi. Tundub, et ees paistabki tipp. Siit näeb ikka, ma ei tea, kui kaugele. Hommikul. Sealt tee pealt tulime. Matt on meil läinud palju viisamaks ja kaljusemaks. Kened ja ärstlid tulevad sealt. Sander tuleb siit. Tipp on lähedal. Enne kui me Guadalupe tippu jõuame, vaatame, millega tegelevad meie teised reisikaaslased. Nemad sõidavad umbes 60 kilomeetrit veel edasi, et külastada Carlsbadi koopaid. Carlsbadi koobaste rahvuspark asub New Mexico osariigi kaguosas Guadalupe mäestikus. Pargi pindala on 189 ruutkilomeetrit ja see sisaldab rohkem kui 119 koobast. Rahvuspargi koopad on ühed sügavaimaid riigis ning neist sügavaim koobas on 489 meetrit. Kujutate juba ette, kui mõnus jahe seal on, samal ajal kui päike mägilastele pähe lajatab. Seal on pärast suurt varisemisohtu sellepärast, et koobas on võtnud kaare kuju. 1898. aastal kohalik 16-aastane poiss nimega Jim White avastas koopad ja käis neid kodus ehitatud redelitega avastamas. 1930. aastal asutati Carlsbad Caverns juba rahvuspargina ja 1995. aastal tunnistati ka maailmapärandi nimistusse.
Karlsbadi koopad on ülemaailmselt tuntud selle poolest, et on üks ligipääsetavamaid ja paremini säilinud koopakomplekse maailmas. Aastaringselt on siin koopastes umbes 13 kraadi sooja. Suurimal koopal on pandud väga leidlik nimi – Suur ruum. Selle põrandapind on kokku umbes 33 000 ruutmeetrit. No nii sain, jõudsid tippu. Kuidas on? Texase kõrgeim tipp. Et seal tunne. Lõpp läks raskeks, aga... Lõpp oli päris raske, aga vaated on head. Kohe kohal. Mõni samm veel. Ja tehtud. Ja ongi tipp käes ja nüüd hakkab alla tagasi minema. Palju õnne. Kallid vaatajad, vahepeal ei viitsinud, ei jaksanud filmida, aga oleme Sandriga jõudnud algpunkti peaaegu tagasi, parkla juba paistab. Jalgu enam ei tunne hästi, aga vaim on veel terav. Finish! Sander, natuke statistikat. Üles läksime. Alla tulime. Kokku võttis see pull meil, üleval olime ka mingi pool tundi äkki. Kokku võttis see pull meil, ütleme, 4.15, 4.30. Ei ole lihtne, aga oli seda väärt. Muidugi. Nii vist jalad teevad. Midagi on okei veel. Kukuvad pikali. Me lõitsime sinna varju. Kuule, aga lähme äkki poodi või? Käivutame. Tulevad kohe siis. Järgmine sihtpunkt on Alpini nimeline väikelinn, mis asub meist 280 kilomeetri kaugusel. Ääne-Texas on tuntud oma konarliku ja kuiva maastiku poolest. Siin sajab tunduvalt vähem kui ülejäänud Texases. Siinne majandus sõltub suuresti karjakasvatusest, teraviljakasvatusest, nafta- ja gaasitööstusest ja ka tekstiilitööstusest. Lääne-Texas on tuntud ka oma tuuleparkide ja üleüldse taastuvenergia tootmise poolest. 40 kilomeetrit enne Alpini linna leiame tee äärest 100 aasta vanuse maja, mille peale on suurelt kirjutatud lõgistajad ja roomajad. Tegemist on siis 2000. aastal 2 mehe loodud lõgismadude ja muude elukate muuseumiga. Enamik siinsetest madudest on siis USAs levinud, mõned liigid on toodud ka Mehhikost. Seda sätad praegu klaasma vahele. Mulle elab kodus üks. Mitte küll rattlesnake, aga... Ainuüksi Texases elab umbes 90 liiki madusid, kellest 10 liiki on lõgismaod. Vaatame nad siin läbi klaasi ära, et ei peaks homme või mõni teine päev kuskil looduses nendega tutvust tegema.
tervist, täna õhtul oleme jõudnud Alpine'i nimelisse väiksesse linna Texasis. 5000 või natuke peale elanikku. Panime oma kodinad oma väiksesse Airbnb majja ja tulime siia linna peale, et otsime süüa midagi ja pühapäevõhtu. Päris siuke keeruline leida midagi. Aga juhuslikult koperdasime mingisse baarilaadsesse kohta ja meid pandi huvitaval kombel mingisse garaaži istuma. Päris siuke põnev elamus. Ja nüüd me siin tellisime väiksed joogid, väiksed sööke. Ilm on heas soe. Paistab siin väga ilus. Väga meeldilik siuke mõnus. Mulle toodi lauda Cowboy kaaviar. Mul on ja külm selline, siin on mais, oad, mingi chili moodesi, tomat, särki. Snäkiks täitsa ei ole kõrvale. Mul on siis fritüüritud hapukurgid. Eelmises kohas olid päris head ja nüüd ma proovin neid igas kohas, kus antakse. Nachod. Tacos. Sainin burger. Ei ole, tal on sandwich. Sandwich. Siin on mingi vahe, me veel ei ole aru saanud, aga... Särgid. Kes sa tiiad? No nii, Svenil burger läheb. 4. septembri hommik siin Alpine linnas. Täna ootab meid ees Big Bend rahvuspark. Hulga autosõitu, hulga vaatamisväärsusi. Õhtuks tuleme siia samma Alpine'i tagasi. Ja näeme skunki äkki jälle. Näeme skunki äkki jälle. Eile õhtul nägin skunki. Tuli ukse hooga muu poole, tõstis saba üles. Viimase hetkel taganes. Ma juba olin valmis tuppa jooksma. Täna külastame Big Bend rahvusparki. Esmalt sõidame 140 kilomeetrit Mehhiko piiri ääres asuvasse väikelinna Presidiosse. Siis jätkame teed mööda maalilist El Camino del Rio maanteed. See tee kulgeb mööda Rio Grande jõge. Seejärel külastame kuulsalt Santa Elena kanjonit ning siis võtame juba kursi tagasi Alpine'i suunas. Tere tulemast! Oleme lähedal Big Bend rahvuspargile. Minu taga on Rio Grande jõgi. Jõe keskelt jookseb piir. Siin pool Ameerika Ühendriigid, teisel pool Mehhiko. Rio Grande jõgi on 1896 miili ehk 3051 kilomeetrit pikk, mis teeb sellest Põhja-Ameerika pikkuselt 5. jõe. Alguse saab jõgi Colorado osariigi kaljumägedest ja suubub Mehhiko lahte. Üsna suur osa vesikonnast on kuiv. Just nimelt Rio Grande jõgi ongi siis kogu Texase ja Mehhiko riigi vaheliseks piiriks. Leitsime baari ja grilli siin Terlinguas. Asula keset mitte ei midagi. Vaatame, kas süüa ka pakutakse. Teised vist pääsesid juba tuppa. Muusika käib, laud on olemas. Siin laua kõrbes toodi meile vett. Kõigile jagus vett. Sina? Kõige populaarsem tellimus oli burger. See oli hea otsus õu istuma talle. Natuke seda vaadet ja värki rohkem. Mis sa siin filmid, Pakuti Mehhiko Coca-Colat. Ma ei tea. Ilmselt on ta siis veits teise maitsega. Siim kõrval võttis Miller Genuine Draft Limonaad.
ilusa vodka-pildiga. See on siuke suurte poiste limonaad. Kõrbekuumusest ideaalne. Burgerid toodi lett. Sülg hakkab ka voolama selle meeles. See burger just midagi erilist ei olnud, aga hea, et midagigi leidsime siit Tühermaalt. See aga selleks. Oleme Big Bend rahvuspargis, mille pindala on 3200 ruutkilomeetrit ehk pisut suurem kui Saaremaa ja Muhu kokku. Kõrgem punkt pargis on Emori tipp 2387 meetrit ning rekordtemperatuurid on 43 kraadi sooja ja -16 kraadi külma. Big Bend on üks suurimaid, asustusest kaugemaid ja vähem külastatud rahvusparke Ameerika Ühendriikides. 2009–2019 perioodil külastas parki keskmiselt 380 000 inimest aastas. Peamisteks tõmbenumbriteks on matkarajad, ekskursioonid Rio Grande jõel, linnuvaatlus ja tähistaevas. Väidetavalt on Big Bendis üks USA tumedamaid taevaid, ehk siis valgusreostust siin ei ole. No veits on siuke hipotunne küll. Aga kui see ära kuivab, siis on nagu keeruline. Katse number 2. Sander viskab kivilutsuga Mehhikosse. Ja läkski! Sealt läheb veel, kus Siim tuleb, läheb veel matkarada ka. Naks. Sealt saab veel natuke jalutada. Vaadata kõrgemalt seda asja pealt. Otsustasime, et me täna ei lähe, seal peab jõge ületama natukene. Santa Elena kanjon on Big Bendi rahvuspargi üks kuulsamaid kanjoneid. Kanjoni seinad ulatuvad jõest umbes 1500 jala ehk 460 meetri kõrgusele. Just siin saame kätte oma reisi kõige kuumema temperatuuri. Auto näitas ühel hetkel 45 kraadi sooja. Üks huvitav seik juhtus, kui üks saksa vanahärra kõndis muretult kanjoni suunas ja järsku vajus nabani mülkasse. Ta oli vist seal juba mõned head minutid välja proovinud pääseda, kui lõpuks märkasime teda. Hea mees Sander aitas ja peale hulka pusimist pääses härraselt välja. Nagu näha, siis ta varustus ja riided said kõvasti kannatada. Tänane päev pakkus võimsaid vaateid, väga kuuma ilma ja täielikku inimtühjust. Big Bendi lähistel asuvas Terlinguas elab näiteks aastaringselt 110 inimest. Sellist inimtühjust pole ma oma elus vist kunagi varem näinud. Nüüd aga kihutame tagasi Alpine'i. Peseme Big Bendi tolmu maha ja siis läheme samasse baari, kus ka eelõhtu olime. Kusjuures tänane päev ei ole mingi tavaline päev, sest... No nii, Kennertil on täna sünnipäev. Laual on erinevad vedelad joogid. Tahked söögid saab otsa. Tahked söögid on keres. Joovad ainult apelsini mahtu. Koha peale tellisime kohaliku kandi mingi populaarne asi, mis seal oli, viski ja... Viski, speech, naps,
ja Sprite, mingi korralik asi, aga kohalikele meeldib. Palju õnne! Kallis Kennet, palju õnne sulle! 92 natuke linna. Ma loodan, et seda näiteks mitte kunagi ei tule. 92. no soovid oma mõttes. Palju õnne! Aitäh! Ja täna siin 4. septembri õhtu Kenneti sünnipäev hakkab läbi saama. Ja meil on suur tähistus selja taga. Tegime kohalikus baaris väiksed shotid, väiksed drinkid. Kõigil on hea tuju, ma näen. Kõik olen muidugi natuke väsinud ka, aga ei ole hullu. Ja homme põrutame Austonisse edasi. See, kes hommikul kõige kainem on, see sõidab. Raadios käib kantrimuusika, näpus on Lone Star õlu, see on Texase õlu, kohalik. Sellepärast ma seda tarbin. Ja... muidu ei joo. Palju õnne, Kennet! Palju õnne! Palju õnne! Aitäh! Ei, mina.